Tere! Kui te seda videot vaatate, siis ilmselt pakuvad teile astmed huvi. Või vastupidi. Igatahes, siin videos näitame teile põhilisi astendamise reegleid ja kuidas neid kasutades leida avaldisele väärtus. Selleks, et teha tehteid astmetega, on vaja tunda mõnda valemit. Alustame kõige lihtsamast. Kui mingi arv on astmes 0, on selle väärtus 1. Välja arvatud juhul, kui see arv on 0. Seega, 6 astmes 0 on 1. Kui astendaja peaks olema murruline väärtus, tuleb võtta murru nimetaja C ja viia see juurijaks. Juure alla kirjutada arv ning arvu astendajaks B ehk siis murru lugeja. Seega, 4 astmes 1 kahendikku on, teeme siia juure. Juurijaks kirjutame nähtamatu 2, juure alla 4 ning selle astendajaks nähtamatu 1. Seega meil on ruutjuur 4, mille väärtus on 2. Kui meil on arv astendatud mingi arvuga, sulgudes ja astendatud mingi arvuga, siis astendajad tuleb omavahel korrutada. Seega, 3 astmes 1 kahendikku astmes 2 on 3 astmes 1 kahendik korda 2, mis on 1, ühte me ei kirjuta, seega vastuseks on 3. Kui meil on 2 arvu, mida me tahame omavahel korrutada, mille alused on võrdsed, aga astendajad erinevad, siis me saame astendajad liita. Seega, 2 astmes 2 ruudus korda 2 astmes nähtamatu 1 võrdub 2 astmes 2 pluss 1, mis on 3 ning see võrdub 8. Kui meil on aga jagamine, siis tuleb astendajad omavahel lihtsalt lahutada. Seega, 2 astmes 2 jagatud 2 on 2 astmes 2 miinus 1, mis on 1, seda me ei kirjuta, seega vastuseks on 2. Kui peaks selguma, et astendaja on negatiivse väärtusega, tuleb teha arv selle pöördväärtuseks. Seega, teeme 2 pöördväärtuseks. 1 jagatud 2 ning see on astmes 2. Selleks, et seda nüüd edasi teha, on vaja vaadata järgmist valemit. Kui meil on murd astendatud mingi arvuga, tuleb mõlemad murru pooled astendada selle arvuga. Seega, 1 astmes 2 on ikka 1 ning 2 astmes 2 on 4. Nii, et leida selle avaldise väärtus, kõigepealt me näeme, et meil on antud segaarv. See oleks mõistlik teha liigmurruks, ehk siia tuleks siis 8 kolmandikku. Ja see on meil ikka astmes miinus 1. Nii, siis meil on 16 astmes 0,25. Ja me tegelikult teame, et 16 on lihtsalt 2 astmes 4, nii et siin on 2 astmes 4, mis on astmes 1/4. Nii, ja siis meil on 64 astmes miinus 2 kolmandikku astmes 3/4. See on negatiivne astendaja, ehk me saame kohe kirjutada 1/64. Ja siis me korrutame astmed. Meile tuleb 2 korda 3, mis on 6. Ja siis 3 korda 4, mis on 12. Nii, ja siit me näeme, et 8 kolmandikust me võtame pöördarvu, see on 3 kaheksandikku. Siis me liidame 2 astmes 4 astmes 1/4. Kui me korrutame astendajad, siis me saame lihtsalt siia 2. Ja siis lõpuks me võtame tegelikult ruutjuure 1/64, sest see on astmes 1 kahendikku, mis tuleb ka 1 kaheksandikku. Nii et vastus tuleb lõpuks 2 4 kaheksandikku, mis on 2 1 kahendikku.
me peame omavahel korrutama 2 murdu. Enne kui me seda teha saame, peame need lihtsustama. Alustame meie esimesest murrust. Nagu me näeme, siis lugejas on sulgudes -2 astmes 0. Kuna miinus on sulgude sees, tähendab seda, et miinus kaob ära, kirjutame siia lihtsalt 1. 4 on astmes -1, mis tähendab seda, et meil tarvitseb vaid lihtsalt võtta selle pöördearv, vahetame lugeja nimetaja ära, saame 1/4. Murru all on 0,75, mis on lihtsalt 3/4 kümnendmurru kirjapilt. Ja kuna see on astmes -1, siis me seda ei muuda ning kirjutamegi lihtsalt 3/4. Nüüd vaatame teist murdu. See on sulgudes -3/5 ruudus. Kuna negatiivne arv ruudus on positiivne, siis kaotame miinus ära ja võtame lugeja ja nimetaja eraldi ruutu. Ehk siis tuleb 9/25. Nüüd lihtsustame esimest murdu. Seda ühte meil ei lähe vaja, nii et seda võime ignoreerida. Jagame 1/4 3/4. Taandame 4 ära, selle asemel tuleb 1, siia tuleb ka 1. Ning nüüd korrutame need 2 murdu omavahel läbi. Üleval on 9 ja all on 3, mis tähendab, et me saame jälle taandada. Jagame mõlemad 3-ga läbi, 3 asemele tuleb 1, 9 asemele tuleb 3 ning lõppvastuseks on 3/25. Esiteks teisendame 64 2 astmes 6 ja korrutame astmed, et saada 2 astmes 4. -1 asendamine on sama, mis pöördarvu saamine, ehk kirjutame 1/3. 36 saame teisendada 6 astmes 8 ja korrutame astmed. -27 teisendame 3 astmes 3 ja korrutame astmed. Kuna alused on samad, siis saame teise 3 asendaja liita. Siit saame 2 astmes 4 jagada 6/3 ehk jagada 2-ga. Pluss 3 astmes 18/6. See võrdub 2 astmes 3 pluss 3 astmes 3, mis on võrdne 8 pluss 27 ehk 35.